Tere kõikidele kallitele meie jälgijatele ja minu selle uue armsa India teemalise podcasti jälgijatele. Tore on teid jälle näha meie järgmises salvestuses. Ja ma tahan teile tutvustada täna meie külalist. Meie külaline on Merike Taasa. Tere! Tere, Merike! Ja kallid vaatajad, teie siis olge ikka kommenteerige, küsige küsimusi, siis Merike saab pärast vastata ja jagage seda infot, et me seda India teemalist vestlust teeme, et siis kõik huvilised saaksid ikkagi Indiast rohkem teada. Et oluline on, et lihtsalt rohkem inimesi saaksid teada Indiast. Aga alustame nüüd Merikesega. Merike, me oleme sinuga üsna pikaaegselt tuttavad juba, aga ikkagi alles sellest ajast, kui sina juba Indias käisid, aga mis toimus sinu elus siis, kui sina veel Indias ei olnud käinud ja kui sa ei teadnud võib-olla Indiast mitte midagi või midagi teadsid, aga kui sinu jalg polnud sinnele maale veel astunud? Nagu võib-olla väga paljudel teistelgi Indiaga suhe või hakkas pihta ka minul joogast loomulikult, ja jooga hakkas pihta sellest, et mul olid ka küsimused ja probleemid elus, et kuidas oma eluga hakkama saada ja nii ma läbi Gunnar Aarma raamatute avastasin, et tuleb joogat teha ja nii ma jõudsin joogasse ja siis ma jõudsin Lilleorgu ja siis ma tegelesin veel lisaks Bharatanatyami, India tantsuga ja Ayurveda huvitas mind. Nii et neid ma uurisin ja nendega ma tegelesin ja nii see kulges, et joogat tehes ja Lilleorus käies tuli äkitse see, et tuli see Indiasse minek. Väga huvitav. Millal see oli? Mis aastal sa esimest korda, sa mäletad ka või? No tegelikult läksin ma Indiasse esimest korda ka aastal 2006 veebruaris. Nii et tänavu aasta siis 20. juubel sul olnud, 20 aastat tagasi esimest korda. Ja palju oled sa lugenud ka, et palju sa praeguseks läks käinud? Lugemine ükskord sassi, ma püüdsin hoida, aga vist on mingi äkki 12 korda. Aga kuna ma siis esimest korda 2006 veebruaris läksin tegelikult hoopis külla, mitte mingitele joogareisidele või palverännakutele, vaid hoopis läksin külla oma tulevasele abikaasale, siis need esimesed reisid on kõik olnud nii umbes kuuajalised rännakud seal, nii et nüüd viimased on olnud ainult sellised, sellest me räägime. Aga et Merike on selles mõttes veel väga huvitav külaline meil, et Merike on olnud abielus India mehega. Et see on ka midagi erakordset, millega võib-olla igaüks meist ei suudagi kas just leppida, aga ei suuda uskuda või ei suuda aru saada, mis see üldse tähendab, on ju. No väga huvitav. Aga räägi siis, milline see sinu esimene India reis oli või mis sa seal tegid või kus oma mehega üldse tuttavaks said? Tagantjärgi võib öelda täiesti umbes nii, et tagantjärgi elu vaadates olen ma mitmeid kordi täiesti tundmatus kohas vette hüpanud ja nii oli ka see reis, et ei olnud ma kunagi ei lennukiga lennanud ega niimoodi iseseisvalt üksinda niimoodi rännanud, aga jah, et siis läbi Moskva tol ajal sai mindud Delhisse, siis lendasin ja juba lennujaamas oli siis minu tulevane ehk siis tolleaegne siis sõber, kirjasõber, internetiühendusega saime sõbraks, 2 aastat olime, peaaegu 2 aastat suhtlesime, kuni ma siis lõpuks sinna tema juurde külla läksin. Ja siis see esimene reis kulgeski nii, et me rändasime, hästi palju rändasime, kohe järgmisel päeval põhimõtteliselt sõitsime Haridwari, Rishikeshi, siis käisime Shirdis, eks ju, kuna me oleme mõlemad Shirdi Baba pühendunud väidetavalt eelmises elus. Agras, kus me seal kõik veel käisime, praegu hetkel ei meenugi, väga palju, kõik see 6 aega me rändasime ringi. Aga ma saan aru siis niimoodi, et sa oma meest nägidki esimest korda siis, kui sa Indiasse hakkasid reisima, et te polnud enne kohtunud päriselt. Interneti teel ainult. Merike, sa oled nii julge. Kuidas sa oled nii julge? Ma ütleksin, palun ärge seda järgi tehke. Aga miks?
Sest miks või? Sellepärast, et võib pigem see pettumus võib olla suurem ja kultuurid on ikkagi niivõrd erinevad, et me kipume nagu uskuma ja kuidas öelda siis seda idealiseerima seda, paneme oma nägemust teise inimese kujusse, et me tahame nagu näha seal neid asju, mida me tahame näha ja tahame uskuda hoopis midagi muud, et kui sa nagu reaalsuses kohtud, kui sa rändad, siis sa näed inimest hoopis teistmoodi. Aga tegelikult meid ühendas ikkagi pühendumine Jumalasse, nagu selline vaimne tee. Tema oli ka mediteerija ja pühendunud, Shirdi Baba pühendunud, nii et see meid ühendas ja see meid pani ka et abielu ikkagi nagu oli võimalik. Väga huvitav, ja minu meelest selle India, ütleme, et meesterahvaga üsna niimoodi pimesi ikkagi kohtumine, selles mõttes, et minu meelest need kultuurid on meil juba niivõrd erinevad ja need sellised kultuurilised arusaamad, et neid niimoodi ühe käe sõrmede peal üles lugeda ei saaks, et neid on niivõrd palju ja see võib olla päris korralik šokk tegelikult, kui need arusaamised armastusest, lähedusest, kõigest sellest ja mis inimene kohe hakkab ette kujutama, kui ta oma tulevase kaaslasega kokku saab, et see võib olla väga šokeeriv. No see oligi ka tagantjärgele tol hetkel pärast tagasi tullest ma vist nagu vaatasin seda reisi ja nagu taipasin, et seal oligi, et ta nagu oli nii teistmoodi, nii selline uudne olukord, et ma tegelikult olin kogu aeg nagu sellises vaatleja seisundis, et nagu lihtsalt, et selleks, et hakkama saada, sa lihtsalt oled ja lihtsalt vaatad, mis toimub, eks ju, lähed selle asjaga kaasa, et see enda sees mingisugune kritiseerimine või et mulle see ei sobi või et miks nii või et mingite asjade nõudmine või mida ma hiljem olen näinud inimeste puhul, et tol hetkel, et ainult nagu vaatad, imestad, lähed kaasa, püüad nagu olla nagu selle nagu, kuidas öelda, harmoonias sellega, et tegelikult ja loomulikult ma olengi tavaliselt selline hästi rõõmsameelne ja sellega meenub see, et ma seal šokeerisin kõiki sellega, et ma laulsin aaratit, eks neid bhajaneid, mida ma olin siis juba Lilleorus õppinud aaratit ja see oli nende jaoks nii suur šokk, et ma olin seal väga kuulus ja väga nagu, kuidas öelda, armastatud. Ja minu meelest Indias ongi see asi, et üldse, kui sa oled nii-öelda valge, pikkade, heledate juustega Euroopa naine, tuleb kohaliku mehega kaasa, juba see on juba suur asi, milleks saad hästi populaarseks ja nendele tohutult meeldib see, et sa nende kultuurist oled juba midagi kuulnud ja et sa oled juba mingi nende kultuuri osaga tuttav, see on nagu hullud fännavad seda. Ja siis minu siis tulevane abikaasa Vivek, eks ju, Vivek ütles seal, ma võin natukene rääkida sellest, et me sõitsime siis, Vivekil oli, kuidas öelda siis, sõber ja õpetaja, Moji Baba, mitte see Moji, mis on praegu maailmakuulus, vaid teine Moji Baba, kes siis, et me sõitsimegi mingi 2 päeva vist pärast seda, kui ma sinna Indiasse jõudsin, sõitsimegi Rishikeshi lähedal ühesse nii-öelda Dharamsalasse ehk siis ühe rikka perekonna valdustesse, kus toimus ühe templi sisseõnnistamine ja selline Bhajan Sandhi ehk siis bhajanite öö. Ja sõites sinna, siis ma autos, kui seal oli autot juhtis kohaliku nagu sellise kirtani koori laulja ja siis autos toimus laulmine ja siis mina blondiinina tegin suu lahti, et mina laulun ka neid ja siis laulsin, nagu ma ütlesin, et siis nad olid kõik nii õudses vaimustuses ja siis nad seal Rishikeshi lähedal siis sellest Dharamsalas panid mu õhtul siis Bhajan Sandhi laulma kogu selle rahva ees, nii et seal ma siis laulsin neid samu Herakandi Ashrami Aarati laule, mida ma olin Lilleorus õppinud ja laulsin nii, nagu teadsin laulda. Pärast Vivek mulle ütles, et hääldus ei olnud hästi, aga
kuna kõigile meeldis, no las ta siis olla, on ju. Aga nad tunnustasidki tegelikult seda, et seal olid kohal ka mingisugused svaamid ja paabad teisedki ja nad nagu väga seda kiitsidki, et saagu sa seda, mida sa soovid, et no vähemalt inimene niimoodi pürgib, et nad tunnustasid väga seda Jumalale pürgimist ja seda pühade asjade tegemist. No vaat mul tuleb sellega meelde, et mina ühel korral ka Indias oli siis selles Bangaloris ühe mu sõbranna sugulase juures olin ja siis me saime nagu selle naisega väga headeks sõpradeks ja siis ma õpetasin talle natukene ajurveda massaaži. No, kohalik India inimene ja siis ta ütles mulle niimoodi ka huvitavalt, et vaata, kui huvitav see elu on, et sina, kes sa elad teisel pool maailmas, tuled mulle siia India inimesele meie kohalikku kultuuri ja kohalikku sellist kultuuri osa õpetama, et nii huvitav, eks ju. Ja. Ei, no seda ma olen ka väga palju näinud, et tookord ka, et seal või kõikidel nendel rännakutel nähes seda, et tavalised India inimesed käivad iga päev templites, enamus ütleme siis niimoodi või ütleme, valdav enamus ju on nagu see on kultuuri osa, see templid ja templites käimine ja kodus on neil alati altarid ja naised teevad vähemalt, kui mitte nad mõlemad või kõik ei tee nagu hommikuti ja õhtuti nagu väikeseid pujasid seal oma altari peal. Aga nad nagu seda sügavat sisu ei uuri, ei tea ja ei ela nii-öelda vaimsete põhimõtete järgi, vaid elavad nagu tavalised inimesed. Et mina olin juba selleks ajaks väga palju rohkem nii Lilloorus kui ka eelnevalt nagu uurinud ja õppinud ja lugenud ja ma teadsin nagu rohkem, et kui ma seal rääkisin, siis kõik olid nagu jälle, et suud ammuli kuulasid mind. Aga miks sa arvad, et ma olen ise ka seda tähele pannud, et nad teevad oma neid rituaale ja käivad templites ja see on nagu see kultuuri osa, aga mingites hetkedes jääb nagu ikkagi selline väike kahtlus, et ega nad et kui nende käest mingisuguseid, mitte kõikide käest loomulikult, aga osaliselt, kui nende käest hakata küsima midagi sellist sügavamat, siis üks räägib ühtemoodi, teine teistmoodi, aga millest see tuleneb siis, et nad mis sulle tundub, et millest see tuleneb, et nad ise seda sügavuti nagu ei tea? No ongi nagu, et kuna see on kultuuri osa, nad on maast madalast seda teinud. Koolis on neile midagi, eks ju, India ajaloost ja midagi on ju õpetatud. Et midagi nad teavad, igal ühel on oma see, mida neile on räägitud, õpetatud, eks ju. Aga kuna see on nagu nii tavapärane, nad ei, kellel ei ole nagu sellist mingisugust, kuidas öelda siis, eelmistest eludest kaasa tulnud sügavamat huvi, siis nad elavad tavapärast elu. Et ega meil siin Eestis ka, ma olen ju näinud seda, et lauldes ise regilaule on ju, et kui palju nii-öelda lauldakse regilaule, aga mis selle sisu on, et miks ja mis nende murrete sõnade taga on, et väga paljud sõnad on ju sellised, mida me tegelikult ei saa arugi, et miks on ju. Et tegelikult seda huvi ju tegelikult, nii paljud ju meil laulavad ja tantsivad, laulupeod ja tantsupeod, eks ju, ja lauldakse siin ja seal ja seda regilaulu kasutatakse juba poplauluna, aga seda sisu uuritakse ju nii vähe. Ja see on igal pool ilmselt niimoodi maailmas ja eks ta mõnes mõttes ongi niimoodi, et ajaga see kõik muutub ja tulevad uued asjad peale ja võib-olla see, mis me siin täna teeme ja täna, kuidas moodi me elame, see on võib-olla ka 50 aasta pärast selline kultuur juba, et mine tea. Ja samas on ju hea tegelikult, kui ikkagi nagu tehakse, et ma olen ise ka väga kritiseerinud seda, et nagu lörtsitakse ära, eks ju, aga samas mingil määral hoiab ta elus seda, Jah, ja teine asi on ka see, mida mina näen, et me ei saa ka igalt inimeselt nõuda seda väga süvitsi minekut, et igaüks ei ole selleks valmis, tal pole huvi selle vastu ja ta ei taha seda ja peale suruda ei saa. Just, oleks rõõm selle asja tegemisel. Just. Ja ikka ma neid... Vägisi ei saa sundida ja vägisi ei olegi mõtet, et sa pead kogu seda. Ja me ei teagi, see on ju samm-sammult edasi areng, et sa uurid natukene, saad aru, et seal on veel terve maailm taga, aga et tegelikult ongi see nagu elu pikkune uurimine, nii et ei saagi kõigilt seda oodata ja No ja teine asi on see, et ta nagu tegelikult mõnes mõttes seal on infot taga nii palju, et see on nagu
praktiliselt töö, sellepärast ongi niimoodi, et mõni inimene peab poes müüja olema ja mõni inimene peab seda tööd tegema, mõni peab koeri kasvatama ja nii edasi, on ju. Ja siis veel see ka, et siis sa võidki sellesse infoküllusesse ära uppuda ja see rõõm tegemusest jääbki tegemata. jah, et selles mõttes see on väga hea point sulle, et see rõõm on tegelikult iga tegemise juures kõige olulisem ja kui see rõõm on, siis tuleb kõik muu järgi, on ju. Ja nüüd meenus mulle selle rõõmuga seoses ka see, et tulles siis pärast seda esimest kuud sealt Indiast tagasi, siis ongi, et seal nagu vaadates seda, et see nii-öelda räpasus ja vaesus ja nagu selline, kuidas öelda, lihtsam elu, on ju, tuled siia Eestisse tagasi märtsi lõpus või oli see veebruari lõpus, märtsi alguses külm, eks ju, ja siis nagu vaatad seda Eesti elu, et kõik on nagu kokku tõmbunud, külmas, kargus, nagu selline vaikne ja ratsionaalne küll, aga nagu hästi selline nagu kokku tõmbunud elu, eks ju. Ja siis nagu võrdled seda, et kui palju seal on nagu seda positiivset, seda positiivsemat ellu suhtumist või nagu seda, võib ka nimetada nagu käega löömist või sellist lihtsust, eks ju. Et nagu see võrdlus, et kuidas tuua nüüd seal seda positiivset, kergemat ellu suhtumist siia sellesse külma ja kramplikusse Eestisse. Jah, sest et see on selline huvitav asi, et seal Indias on sellist laadnat suhtumist nagu hästi palju, et esialgu, kui sinna minna, siis võib see hakata hullult närvidele käima, see nende laadna suhtumine ja... Siis on mulle hirmsasti meeldib, sellepärast nad igatsevadki Indiasse tagasi. Jah, võib-olla seda ka, aga ütleme niimoodi ikkagi, et kui sa kuskile kellegagi kokku lepid midagi või siis teinekord mina olen oodanud oma sõpru, just kohalikke sõpru, et hakkame kell 8 hommikul minema, mina olen nagu miska valmis, ootan oma kott pakitud ja lõpuks me hakkame minema õhtul kell 3. Seda ma olen ka kogenud väga hästi sellel samal esimesel reisil, kohe minu jaoks oligi nii, et kuidas on võimalik, et täpselt samamoodi oligi, et me läksime hommikul juba selle seltskonna juurde kohale, et nüüd hakkame minema sinna Rishikessi. Siis tõesti niimoodi, et alles peale lõunat millalgi kunagi sai hakata minema. See oli kohe, nagu ma ütlesin, et alguses lihtsalt vaatad ja imestad, ega sa ei oska ju midagi öelda ega suhtuda ei ole mõtet. Ja tookord mul oli samamoodi, et mul oli ka selline tõeline puhkusereis ja siis ma lihtsalt omaette naersin ja mõtlesin, et hea küll, ma lihtsalt olen selle sees ja lasin asjadele juhtuda ja mina oma sõbranna perega reisisin ringi ja siis nendel on ju see komme, vaata, et nad oma kalleid välismaiseid külalisi viivad oma kõikide pereliikmetele näidata ja et me ei käi mitte mingit kultuuri vaatamas, vaid me käime nii-öelda kõik pereliikmed läbi ja sest, et mind tuleb nagu seda mingit tsirkuselevanti ette näidata kõikidele, see oli nii naljakas. Seda ma olen ka kogenud jah, et käisime ka Viveki isa külas ja siis tookord seal ma mõtlesin, et näed kummaline, et ühel päeval oled Meriton hotelli nende kokkade ja mingite osakonna juhtide koolitaja, koolitad nende majandustarkvara kasutamist, järgmisel päeval oled kuskil muldonnis. et vot siukene elu. Jah, aga vaata, kuidas sina nagu tunned ennast selles kultuuris ja nii-öelda selles muldonnis, et ma mõtlen just seda, et mõnikord on inimeste jaoks see tohutu šokk, et nad äkki satuvad sellisest meie mõistes väga heast olukorrast ikkagi sellisesse India, sellisesse täiesti äärmuslikku, ütleme, muldonni või kuskile, kus sa nagu, pole pestagi kuskil on ju ennast, et meie jaoks on see lihtsalt nii suur äärmus. Jällegi veel kord see, et mina olin juba joogateel ja nagu ma ütlesin veel kord, et ma seal lihtsalt olin nagu sellises vaatleja seisundis, et oled sellega nagu, et on nagu on, eks. Ja ongi, et lased enda seest igasugused need kritiseerijad või eeldused, ootused, ettekujutused lahti, siis tegelikult niimoodi saad hakkama, et sa nagu vaatled, eks ju, et sa ei pea ju nii-öelda sellega, et ma ju ei jää siia igavesti või kui ka jään, et kuidas ma siis nagu hakkama saaksin, eks ju. Et tegelikult on vaja nagu sellist austust ja aktsepteerimist nagu pidevalt rakendada. Et tõesti, et India, me ka seal arutasime Vivekiga tookord, et miks on siis see mustus seal ja kuidas nagu
saaks seda paremini ja noh, tema nägemus oli, et nii palju, nii tohutu rahvamassiga, et neid on nii palju ja noh, mis iganes, ma juba ei mäleta, mis põhjendused ta seal tõi. Et noh, vaatad seda, et see on nende kultuur ja neid see ei häiri. Samas on seal need naised imekaunite saridega, need värvid ja samas on nad puhtad ja korralikud, iga päev pesevad, eks ju, neid sarisid ja ennast ja kõik, et nad on tegelikult ju ise puhtad. Et tegelikult nad saavad ju selle eluga ja samamoodi kõik see toitumine, eks ju, nii ajurveeda, kui mina olin ennem juba ka tegelikult õppinud veedalikku toitumist Krishnaitide kokkade juures, et nagu teadsin neid põhimõtteid, et see sattvad, see puhtus, eks ju, seal elus, eks ju, et tegelikult see on seal täiesti olemas. Nii et ongi, et kui meie läheme siit oma lääne sellise üleolekuga, et te olete mustad ja räpased ja vaesed ja mis kõik, et noh, sa teed ise endale seda rasket elu, et milleks, et noh, tegelikult tuleb alati austus ja aktsepteerimise ja nagu sellise teadliku suhtumisega võõraid kultuure vaadata. Ja minu meelest India on just eriti hea maa selleks, et olla hästi avatud, et ma vist eelmises saates ka rääkisin seda, et alati, kui me omale ise neid oma pisikesi grupikesi sinna viin, mul on alati viimase lausena suured kirjutatud, et kui sa Indiasse minnes, palun ole avatud, ole lihtsalt hästi avatud. Ja püüa kõiki nagu võtta nii, nagu seal on. Et see on tõesti minu meelest Indias see veel, et kui kellelgi mingisuguselt nagu pirtsutama hakkab, siis ta saab ekstra minu meelest alati veel neid igasuguseid õppetunde, tulevad talle prussakad tuppa või siis mida iganes on ju, noh, või on kuskil midagi katki või noh. Seda küll, seda ka jah, et tõesti, et tulevad kohe nagu emake India õpetab väga seda oma nagu neid suhtumisi nagu, kuidas seda üle vaatama või neid kogemusi tuleb, et sa saaks nagu areneda ja õppida ja muutuda. Et mul tuli meelde nagu see ka, et avatud küll, aga teisest küljest me peame natukene ikkagi nende kultuuri teadma, et näiteks selline näide, et ka kohe sellel samal esimesel reisil sain ma teada, et ega vette minnes riidest lahti ei võeta. Nii et ja siis me jõudsime sinna Haridvari vist. Ja Haridvaris jõudsime sinna Ganga jõe äärde. Mina nagu kuum, ma tahaks kohe vette, on ju. Sain teada, et riidest lahti ei võeta, et lähed kohe niimoodi. Okei, läksin. Ja ma läksin kohe niimoodi kõmm keset jõge, on ju, ujusin. Ja need seal kaldal, et kõik nagu ahmisid õhku, et kuhu sa lähed niimoodi või ei uju eriti, on ju. Ja siis oled kõikide nende riietega ujuda jällegi suur nagu selline imestus nende poolt ja ka nagu kuidas öelda siis imetlus, et kuidas sa niimoodi saad. Et seda ma olen nagu näinud, et lääne inimesed kipuvad seal või naised liiga paljastama ennast, et seda kindlasti ei tohi seal teha. Et olgugi, et nad on ka väga läänestunud, aga siiski on nende kultuuris sees, et naine niimoodi ennast ei paljasta. Ja see on huvitav, sest et näiteks mina olen ka, ma ei saa kaugetki öelda, et ma olen kogu India läbi käinud, aga seal on piirkondi, kus sa võid natukene võib-olla paljamalt käia, kus on mingisugused sellised rannapiirkonnad ja kus on sellised kuurortipiirkonnad. Aga siin on see ka, et minul on ka alati, kui ma olen ka inimesi Indiasse viinud või nendega koos olnud seal, et ma olen ka seda alati südamele kõigile pannud, et tegelikult et peavad õlad kinni olema ja põlved peavad Indias kinni olema, et isegi kui sa näed, et keegi käib seal lühikeste pükstega, see ei tähenda, et sina pead seda tegema, sest et see on tegelikult nii suur nagu austus nende kultuuri vastu, eriti templisse minekul, et sellise kleidiga, nagu mul siin täna seljas on, mul on ka midagi peal, et tegelikult ei tohi minna sinna, mitte ei tohi, ega nad lihtsalt välja ei viska otseselt, aga ega see neile ei meeldi. Ja just. Suhtuvadki sinusse nii-öelda, et sa oled nagu kast madalam. Et see on selles mõttes huvitav, jah. Aga sa tead seda tagapõhja ka, kus see nende tulnud on või? Kui sa nüüd niimoodi küsid, seda paljastust küll ei tea. Kastisüsteemi tean, kus tekkis. Seda kastisüsteemi, aga ma mõtlen seda, et mina ka ei tea. Tegelikult ju naised olid seal ju kuni
seal käisid ju naised ilma rinnahoidjata. Jaa, ongi. Ju veel eelmisel sajandilgi olid nad paljaste rindadega on piltide pealt ja käisid koolitüdrukud ja käisid naised, et sari oli seotud lihtsalt üle visatud on ju, et neil tegelikult ei olnud üldse mingi bluuse, me ei pidanud katma ülevalt. Aga nagu mina olen kuulnud, olid need britid, kes nõudsid, et Briti selle valitsuse ajal need Briti mehed olid need, kes seda ei talunud ja nõudsid, et peab olema kaetud ja sealt hakkas see nagu katmine pihta. Aga mina muideks nägin selle aasta alguses või eelmise aasta viimastel päevadel veel ühte naist muideks Kokarnas, ühte vanemad prouad, kes ka oli ilma rinnahoidjata, täitsa rinnad olid paljad sari all, et see praegu mingites kohtades see on ka veel, ma arvan, et võib näha. Ma isegi käisin ju siis nüüd juba varsti saab juba 3 aastat, 2,5 aastat tagasi, 2023 sügisel käisin ma siis seal Keralas Kochi lähedal ashramis, siin Maya Missioni ashramis Puja Vidhanam kursusel ehk siis puusad, tseremooniate kursusel ja käisime Kochis rahvusmuuseumis ja seal olid siis selle piirkonna nagu, kuidas öelda, oligi kuninga meie mõttes nagu koda, aga ta ei olnud nagu üldse selline Euroopa suur tohutu loss, vaid selline üsnagi lihtne puidust kuninglik elamu ja seal oli siis muuseum ja vaatasin, et seal oli ka nagu naisliini pidi see kuningaliin, kuningannade siis liin. Ja seal kõik naised olid paljaste rindadega, et uskumatu oli vaadata nagu nendelt piltidelt. Jaa, aga vaat see ongi huvitav see, et minu jaoks on ka see India mõnikord nagu hämmastab see nende naturaalsus, eks ju, et nad on hästi naturaalsed, et nad tegelikult mingites asjades on veel meie jaoks mingisugune peaaegu 40-50 aastat tagapool. Ja seal kultuuris on kuidagi see armas minu mõnest või et see ei häiri mind. Ja samas on jällegi ohtlik on mõelda seda, et nad on tagapool, samas on IT-inimesed ja finantsinimesed üle maailma nagu põhiliselt on hindud, on ju, et tegelikult on nende kooliharidus tegelikult vägagi heal tasemel ja väga haritud inimesed tulevad sealt, enamus IT-kulud on nagu sealt. No jah, vaata, nendel on lihtsalt see kastisüsteem selline, et kus kastis sa siis oled, et vastavalt sellele sa haridust saad, eks ju, et see sõltub vist hästi palju sellest ka, eks. Nüüd ma seda tänapäeval ma enam ei tea jällegi, et need suurtes linnades enam seda kastisüsteemi ei ole. Jällegi, ta ilmselt on kuskil nagu selles elusüsteemis kultuurist nagu sees. Ametlikult ei ole, aga ametlikult ei ole ja väga paljud seda nagu siis ka nüüd eiravad, et näiteks ka need lahutused on ja baarides, pidudes käiakse, alkoholi juuakse ja nii edasi, et linnad on väga läänestunud, nad üritavad väga nagu lääne järgi elada, aga nii kui sa lähed linnast välja, maapiirkondus on nagu väga traditsiooniline elu ikkagi veel. Aga kuidas siis nii-öelda Indias on hästi populaarsed need määratud abielud, eks ju, et kus otsitakse omale kuskilt, kas see sinu abielu, mis sinul oli, kas siis, kuidas te nimetasite siis armastusabieluks seda või siis määratud abieluks? See oli Jumala määratud. See oli Jumala määratud. Sest me olime mõlemad eelmises elus Shirdi Baba pühendunud ja Shirdi Baba, kuna Vivek oli väga-väga pühendunud Shirdi Babale, imelised kogemused ja ongi, et igapäevases nagu, kuidas öelda, ühenduses Baba õpetas ja nagu oli temaga nagu ühenduses, siis Vivek, kuna tal oli see surve nagu perekonna ja tema selle Moji Babade õpetaja nii-öelda Babade poolt, et ta peab selles elus abielluma, et oma karmat lahendada ja siis ta oligi siis suures ahastuses hüüdnud Baba poole, et okei, kui ma pean abielluma, näita mulle või too minu ellu siis see naine. Ja niimoodi see naine tal tuli ja tegelikult ka, et me olimegi nagu väga, et meid see ühendas see Jumalale pühendumine, et see ühtemoodi, seal oli meil väga nagu selline ühtemoodi arusaamine sellest maailmast. Aga
Ma mõtlesin, et ma küsin su käest seda ka siis, et kaua te siis abielus olite, kas sa elasid Indias ka selle abielu jooksul? Meil oli see plaan alguses, aga kuidagi nagu oli ikka nii, et kuna mul oli eelmisest abielust poeg ja oli see plaan, et elame nagu talvel siin või tähendab suvel siin ja talvel seal, aga kuidagi kujunes nii, et ma ikkagi nagu pidin nagu rohkem nagu poja jaoks siin olema ja tegelikult tundus hiljem tagantjärgi vaadates tundus, et Viek tegelikult tahtiski nagu välismaale ära ka. Et umbes nii, et siis, kui ta siia tuli, siis talle hakkas siin väga meeldima just nimelt see, ma nüüd hüppan korraks kõrvale, et talle hakkas väga meeldima siin see vaikus, täielik vaikus, kui Indias on kogu aeg möll, hästi palju inimesi, siis siin ta sai olla üksi, rahus, vaikuses, mediteerida nagu ja jällegi, et meie IT areng on ka nii hea, et tema olles IT inimene sai siia tulla, sai siin hea töökoha, et talle siin selles mõttes nagu meeldis. Et nii, et me siis elasime koos, see oli siis aastal 2007 mai sai ta siia tulla ja abiellusime Indias 2006 augustis, abiellusime Delhis, New Delhis, oli India pärane pulm ja 2007 mai tuli tema siis Eestisse ja me lahutasime, mina hakkasin minema UK-sse elama ja siis ma otsustasin, et enne kui ma ära kolin Eestist, enne seda peaks ikka ära lahutama, et jumal sa teab, mis elu meid siis võib tuua, et pigem nagu see asi nagu korda ajada, et siis me lahutasime siin Eestis, see oli aastal 2015. Ikka päris kaua aega olite ikkagi selles mõttes koos, aga kuidas siis oli, kas Eestis India kultuuriruumist pärit inimesega koos elada, oli selles ka mingisugune teistsugune väljakutse või? Just nagu ma enne alguses ka ütlesin, et ärge seda järgi et see idealiseerimine on meil sees või et ala välismaa mehed on nagu kuidagi etemad või et nad on nagu kuidagi huvitavamad ja nad räägivad nii ilusasti, kuidas nad armastavad ja nii edasi. Et nagu ma ütlesin veel kord, et meid ühendas Jumalale pühendumine, et see oli meil sama ja sarnane. Igapäevane elu siin ongi, et tema ei olnud nagu niisugune, kuidas öelda siis selline ratsionaalne abielu inimene, nagu meil Eesti inimesed on, tema oli nagu niisugune võib ka nimetada hullike, et nagu niisugune, samas IT inimene, et tööl käis, eluga ilusasti sai hakkama või nagu niisugune tava mehena toimis küll, aga lihtsalt nagu sellist eestimaist niisugust kahe jalaga maas olemist ei olnud, et tegelikult, et seda, kuidas öelda, seda elu organiseerisin ja toimetasin nagu mina, et kõik need majanduslikud asjad olid ikka minu peal, et tema käis tööl ja mediteeris ja oli nagu selline, kuidas öelda, natukene teistsuguses energias. Aga minu meelest on alati ka see, et Indias, mis mulle tundub, et alati, kui ma olen ise Indias olnud, et siis seal on selles mõttes majanduslikult, mitte just, ei saa öelda, et India on mingi üliodav maa, eks ju, et see on ka üks müüt võib-olla, aga minu meelest, mis nagu India, kui sa ikka oled natukenegi asustatumas paigas, siis on selles mõttes, et lähed uksest välja 100 meetri pärast juba keegi müüb puuvilju või juurvilju, et saad oma piimad, oma mingid leivad või siis isegi mingisuguse toidu saad kiiresti kätte, et Indias selles mõttes on nagu minu meelest lihtsam, et sa oled, et esmavajalikud asjad on sul nii käe ja jala juures, on ju, et näiteks see koht, kus mina elan Koplis, on ju Tallinnas, siis mul on esimene pood, ei ole väga lähedal ja ütleme, et korralikku juurville või midagi sellist ma ei saa siit, on ju, et ma pean ikkagi autosse istuma võib-olla kuskile minema, on ju. Ja, just. Et seal on jah, see ju soe ka veel, et ongi selles mõttes lihtsam elu, et seda ma olen ka nagu võrrelnud, et meil siin on ju vaja peavarju, meil siin on vaja riideid, meil siin on vaja nagu, et sa pead nagu suutma nii palju raha teenida, et osta endale süüa ja peavarju ja riideid ja kõike, aga seal sa võid tõesti lihtsamalt, et lähedki kuskile templi juurde, istud maha, mediteerida, antakse sulle neid almusi sealt ja saad hakkama küll. Aga ei, selles mõttes ega ma nüüd natukene rehabiliteerin teda, et ei ta täitsa oli ka täitsa
täitsa eluga hakkama saav inimene, et täitsa investeeris raha ja et ostis endale siin Harley Davidsoni ja noh, et ka täitsa sai ka elu hakkama. Nojah, aga lihtsalt vaata see elukorraldus ja kõik see on nii erinev, vaata, ma arvan, et see on erinevas nagu sellises kultuuritaustas, see oli ka kindlasti see, seda ma ka inimestele nagu ütlen, et noh, eks neid miks abielusid on siin Eestis teisigi, ma tean, kes on eestlannad abiellunud hinduga või vastupidi, et noh, need, mis neid seovad, on erinevad võib-olla ja paljud hindud, nagu ma ütlesin, ongi nagu väga läänepärase mõtlemisega ja teistmoodi, aga mis mind nagu, mida ma nagu märkasin, ma ei saa öelda, et häiris, aga noh, et ma nagu, kui seda taipasin, adusin seda, et meie lapsepõlv, meie kultuuritaust on erinev, et kui ongi, et sa ei saa kellegiga multikatest nõupagatiist rääkida või mingitest, mingisugused nagu sellised lapsepõlve assotsiatsioonid on teistsugused, et sa elad nagu teises kihis. Ja absoluutselt, see kõik kindlasti nagu mängib rolli ja noh, mina olen ka Indias väga palju ringi reisinud erinevates kohtades ja mulle siiski tundub see, et nagu on tore jutustada, rääkida, aga mingi süvendatult enam vahetevahel see naljasoone koht ei lähe kokku, nad ei saa aru minu nendest veidrutest naljadest, et ma pean hästi mõtlema kogu aeg, et mida ja kuidas ma nendele räägin ja nii edasi ja eks äritegemisest me üldse ei räägi, et see on omamoodi selline nagu, mitte äritegemisest, aga mingid selliseid ärilisi suhteid, ütleme niimoodi, et see on huvitav ja väga huvitav, aga räägi mulle, sa oled ka Indias käinud õppimas igasuguseid huvitavaid asju, et mida sa seal siis õppinud oled, et jätame selle pereelu ja isikliku elu. Ja, et seda on see nüüd kõik avalikuks tehtud. Et ikkagi see teekond ju jätkus, et nii-öelda sellel jooga ja pühendumise teel ma ikka endiselt olin ja ma siis aastal vist mingi 2010-11 hakkasin siis õppima mantraid ja siis esimene õpetaja tuli Radha Sundararajan Krishnamacharya liinist, Tirumalai Krishnamacharya, kes siis on üks lääne jooga suurkuju ja propageerija ja läänemaailma üldse nagu tutvustanud ja tema poeg Desikachar ja siis Radha Sundararajan oli Desikachari õpilane, nii et väga otsene õpilane. Ja Radha siis käis mööda maailma ja õpetas mantraid. Ja nii ma siis tema õpilaseks sain ja temaga koos õppisin 7 aastat. Käisin Chennais tema juures õppimas kursustel, nii joogasuutraid kui ka Mahanāran Upanishad ja siis oligi meil selline personaalne õppe ka, et iga nädal oli mul Skype'iga temaga tund, nii et väga detailselt sai õpitud kõik need aastad. Ja siis veel ka Vedic Chanting Teacher Training ehk siis õpetaja koolitus. See Vedic Chanting Teacher Training tähendab? Ma arvan, et mina tean seda, aga paljud ei tea seda. Mainisin sõna ära, et selgitan, et samad mantrad, eks ju, on siis veedadest. Veedad on iidsed pühakirjad, veeda tähendab tegelikult tarkust. Iidne tarkus. Või teadmised või tarkus, eks ju. Mis on antud siis niimoodi põhimõtteliselt, ma seletan oma õpilastele, et see on nagu kanaldatud, et me praegu saame aru sellest, kui on inimesed, kes kanaldavad, et see on ka nagu, et iidsed targad kuulsid neid helisid, mantraid ja need on nii iidsed, et neid ei teagi tegelikult, kui vanad nad on. Lihtsalt kui siin läänemaailmas öeldakse, et 5000 aastat tagasi siis, või 5000 aastat vanad, et siis tegelikult siis hakati neid alles kirja panema, et kuna siis olid nagu palmilehed, mida meil praegu on nagu suutnud säilida nii kaua, et me praegu saame neid lugeda, aga enne seda toimus ikkagi see õpetamine ja edasiandmine suuliselt, nii et need on väga-väga iidsed. Põhimõtteliselt siis kogu universumi helid ja neid siis nimetataksegi mantrateks.
ja veedad on siis see mantrate kogumik ehk siis see tarkuse. Neid on 4 veedat. Veeda Vyasa, see Vyasa oli see tark, pühak õpetlane, kes need nii-öelda nagu meie see Kreutzwald käis ja kogus kokku. Aha. ja struktureeris need nelja, kuidas seda liini või 4 erinevasse kategooriasse. Nii et Rigveda on kõige vanem, Yajurveda, Atharvaveda ja Samaveda. Ja nii, et siis veedad on nende tarkuste kogumikud ja Veda mantrat. Mina siis olengi see, kes Veda mantraid on õppinud ja õpetan edasi. Nii, et see Vedic chanting on siis inglise keelest chanting. Meil siin eesti keeles on sellega nagu probleem olnud, et ma ei saa öelda mantra laulmine. Chanting on nagu retsiteerimine. Et me nüüd lihtsuse mõttes ma küll ütlen Veda laulmine, Veda mantrate laulmine, aga põhimõtteliselt ma pean alati seda, kui uued inimesed tulevad koolitusele tundi, siis ma pean selgitama, et otseselt see ei ole laulmine, sest et seal ei ole seda 7 nooti. Laulmine on see Samavedas, kus on nagu erinevad kõrgused, aga teised veedad on siis põhimõtteliselt ainult 3 kõrgust, väikene selline retsitatsioon ehk siis väikene vibratsioon on sees. Et vot ma olen siis Radhaga õppinud Inglismaal UK-s mantra õpetaja kursusel ja kui Radha 2021 minu teada, mul on huvitav mälus selle koha pealt mingisugune viga sees, et 2021 minu teada ta lahkus ilmas, siis segavad siin kõik. Et siis minu jaoks oli see nagu mu ema oleks surnud, et ta oli nii lähedaseks mulle saanud. Et sellega ma täitsa pidin teraapiliselt tegelema selle leinaga. Aga siis tuli minu ellu uus õpetaja, nii et nüüd ma õpin Shantala Shri Ramayaga, kes on Chennai või selle Bangalore's. Chalakar Brothers on jällegi maailmakuulus nimi. Chalakar Brothers on need vennad, Chalakari vennad, kes on praegu siis mantra laulmisest nii-öelda sellise, kuidas öelda siis selle nivooandjad või nagu keda tunnustatakse. Ja Shantala on siis Chalakar Brothers ehk siis ühe nendest, kes õpetab Srinivasan õpilane. Ja Shantalaga ma nüüd õpin siis aastast 2021, et nüüd on siis 5. aasta. Ja õpin nüüd teist korda, tähendab õppisin teist korda Veda mantra õpetajaks selles liinis. Ja nüüd sellel aastal lõpetan nii-öelda second level, ehk siis teise astme juba. Nii et õppimine jätkub kogu aeg. Aha, väga huvitav. Ja kas see, kui sa nagu vaatad need 2 erinevat õpetajat, siis et kas sellel mingi oluline vahe või mis sa valisid veel teise õpetaja juures teist korda õppida, et kas nende õpetustes on mingi vahe või nende liinid on erinevad või kuidagi? Ühest küljest oli see, et ma tahtsin õppida edasi või et ta oli nagu, mul ei olnud seda tunnetki, et kuidagi peaks see nüüd siin lõppema, et kogu see õpetaja ütles ka, et ma tahtsin edasi õppida ja kuulates Shantalat, Indika Yoga Akadeemia ja kõik me teame, 21. juunil on suur joogapäev maailma. Ja siis Indika Yoga Akadeemia korraldas 21. juunil sellise avatud loengute päeva ja siis ma kuulasin neid loenguid seal ja siis kuulsin, kuidas Shantala rääkis Gayatri mantrast ja minu jaoks oli see nagu selline suur austus, imestus, et ma võtsin suisa Shantalaga, siis ma guugeldasin, leidsin tema selle kodulehe Veda Studies, vaatasin, kes ta on ja mida ta on õppinud ja avastasin, et tema on ka Radhaga natukene õppinud tervendavaid mantraid. Ja siis ma kirjutasin talle pika kirja, kes ma olen ja missugune on minu teekond ja et miks ma tahaksin tema õpilane olla. Ja siis ta väga armsasti vastas ja nii on see teekond jätkunud. Sa mainisid seda Gayatri mantrat siin on ju, et räägi natuke lähemalt, mis see Gayatri mantra selline on siis? Nüüd ma parandan sinu hääldust. Gayatri. Gayatri. Gayatri ongi Vedade kvintessents ehk siis ta on nagu, kuidas öelda siis see
teda võib nimetada, et tema on selle veedade avaja või kogu see kokkuvõttev mantra. Gayatri on meie teadvuse, kuidas öelda, ärataja või teadvuse avardaja. Ta on nagu, tegelikult see Gayatri on ühtlasi ka märsimõõt ehk siis see meetristik, et 8 silpi 3 reas on Gayatri, on see 24-värsiline rütm ja selles rütmis on väga palju mantraid, veedades on väga palju teisi rütme ka, aga see Gayatri on nagu selline üks nagu, kuidas öelda, kõige suuremaid või kõige olulisemaid ja nii on ta saanud ka nagu selle veedade ema austava nimetuse. Et ta nagu on ka siis personifitseeritud nagu teda veedade jumalannaks. Ja Gayatri on nii oluline mantra, et seda näiteks antakse noortele, tänapäeval see kõik ei saa, aga vanadel aegadel, kui lapsed hakkasid kooliteed käima, ma ei saa öelda ainult poisid, kuigi jällegi, kui te loete kuskilt mingit infot internetis, siis öeldakse, et poisid 6, 7, 8 aasta vanusela, umbes, et kui nad hakkasid kooliteed käima, läksid perekonnast õpetaja, kas ashramisse või õpetaja juurde õppima, et siis anti neile nagu sellise upanayanama tseremoonia, kus neid pühitseti selle Gayatri mantra et see mantra aitas neil nüüd nii-öelda avaneda, ongi nagu ma ütlesin, teadvust avada, areneda nagu targemaks, et nagu selle kooli ja õppimise ja elu edasi iseseisva elu alustamiseks anti Gayatri mantra, et see annab neile terveks eluks nagu sellise alguse. Ma hakkasin ütlema, et mitte ainult poisid, et jah, et jällegi kuskilt mingist ajast alates on nagu see meeste ülistus tulnud, aga vanasti ikkagi olid tüdrukud ka need, kes veedasid õppisid või üldse nagu õpet said, et need olid ikkagi tüdrukud ka, kellele tehti see upanayanama tseremoonia, aga sellest väga ei räägita. Kui veeda mantraid, need, kes veeda mantraid on, nagu ma ütlesin alguses mingil hetkel siin, et veeda mantraid on need pühakud, targad õpetlased, kes on neid veeda mantraid kuulnud ja edasi andnud oma õpilastele, et neid ei olnud ainult mehed, vaid oli ka naisi, väga palju on ka naisi, rishikaid. Rishid ja rishikad on naised siis, kes on neid mantraid nii-öelda avaldanud, edasi andnud. Näiteks väga võimas ja tuntud Sarasvati suutra on Vaga Ambrini on see rishika, pühak, kes on selle mantra andnud. Neid on palju teisi, ma lihtsalt tõin praegu ühe näite. Ja ma saan aru, et sa siis Eestis oled siin ka mõned korrad korraldanud selle Gayatri mantra neid laagreid ka, et ma arvan, et päris paljud inimesed võib-olla ei saagi aru sellest, et miks seda siis on nüüd mitu päeva laagrit sellest vaja korraldada, et miks see nüüd siis nii oluline on. Kõik ju laulavad seda mantrat, kõik ju teavad seda. Jah, täpselt, miks see 3 päeva? Me teeme nii kaua. Nagu ma ütlesin, et kuna mina olen saanud oma õpetajalt nagu siis sellise tseremoonia õpetuse ja õiguse seda edasi anda, sama nagu ma ütlesin, et kunagi, kui lapsed hakkasid koolitööd käima, seda nimetati muide, seda upanayanama tseremooniat nimetati ka teine, et nagu õpetaja oli nagu teine vanem, nagu laps anti oma päris vanematelt nagu jumaliku vanema hoole alla. Nagu midagi ristiema. Jah, just, et siis seesama mantra aitas siis tal elus edasi kõikides olukordades, kõikides kogu edaspidiseks eluks, mitte ainult selleks õppeajaks. Et siis mina olen seda upassanat, Gayatri upassanat saanud oma õpetaja käest. See on nagu terviklik praktika ja ma tahaksin seda edasi anda, et see ei ole ainult selle Gayatri ühe väikese mantra chantimine, vaid et seal on terve nagu väikene selline nagu tsükkel, mida võiks ja peaks tegema, siis ma tahaksin seda edasi anda. Aga lisaks sellele me teeme seda laagrit koos Kärt Matiiseniga, kes on ka iseseisvalt ja koos Krishnamacharya liini õpetajatega väga
pikki aastaid uurinud, ta on kõik Upanishadid põhimõtteliselt iseseisvalt läbi uurinud ja õppinud ka mantraid ja seda just nimelt väga palju sisulist tarkust nagu nii kogunud, ka õpetanud, tema on ka joogaõpetaja. Et Kärduga koos me siis teeme seda laagrit ja tema toob sinna sisse kõik need lisatarkused, mida tema on korjanud, igasugused njasad ehk siis käte muudrad. Muudrad on siis käte sõrmedega sümbolid, mis aitavad kehasse nagu seda tarkust või mantraid nagu nii väljendada kui ka istutada, eks. Njasad, muudrad, jantra on geomeetriline vorm. Meditatsioonid, joonistamised, nimed, et nagu selline hästi põhjalik igast erinevast vaatenurgast selle Gayatri nagu lähenemine ja tarkuse avamine. Nii et see ei ole lihtsalt ainult ühe mantra nagu õppimine 2 päeva. Ja, aga võt minu eest on see niimoodi ka, et ega siis inimese nii-öelda meel või tahaks ikka seda, et ühe kursuse või koolituse, mis on 3 päeva, et õpiksime 50 mantrat selgeks, aga tegelikult on niimoodi, et mida rohkem sa ühe asjaga nagu süvendatumalt tegeled, et seda kasulikum see tegelikult on, et meil tahab saada hästi palju, et me iga poole tunni tagant uue asja ette võtame, sest et ütlen omast kogemusest, et kui ma kunagi siin mõned aastad tagasi Ayurveda kursuseid tegime, siis tegin sellist algkursust, siis esimesel päeval tavaliselt 3-4 inimest küsisid mu käest juba kohe, et millal me edasi jõudnute kursust teeme, aga siis ma alati pidin seletama, et hakkame esialgu sellega pihta, et kogeme seda natukene, et lähme sellesse sisse natukene, ma võin öelda, et seda rohkust ma võin õpetada küll, mul on seda varasalve ülimalt palju, mida õpetada, aga selle laagriga me pakumegi inimestele, et need, kes seda igapäevases elus ei taha niimoodi nagu mina nagu ainult elu elada, eks ju. Et kes põhimõtteliselt võtaks kas või ainult 1 või 2 või natukene, mõned mantrad, eks ju, kasutusele, et ongi, et see on väga praktiline mantra, mida kasutada igapäevases elus, et need, kes ei ole nagu väga nagu ainult sellele pühendatud, kes on kas jooga teel või lihtsalt vaimsel teel või tegelikult ei peagi olema, et kui sa ütled, et tahaks nagu rohkem, siis tegelikult see Gayatri Upasana ehk siis see praktikate seeria igapäevases elus, et seal ongi nagu sissejuhatus mantrad ja pärast kõike seda on ka nagu andeks palumise mantra ja ka sellise universaalse harmoonia taastamise, nii et seal on natukene rohkem mantrat kui ainult see Gayatri. Ja, aga tegelikult mina arvan ikkagi juba viimased võib-olla 10 aastat ikkagi küll seda, et rohkem on vähem teine. Või tähendab, vähem on rohkem, vabandust, vähem on rohkem teine kord. Ja seda kõigepealt oma ellu praktiseerima, sellesse süvenema, seda nagu panema töösse ja siis sealt, kui on edasiminek, siis kui on vaja edasi minna, siis tuleb edasi minna, kui tegelikult on nagu ma ütlesin, et tegelikult on see üks mantra piisav terveks eluks. Aga mida siis, kui öelda, et mida üks inimene praktiliselt sealt siis saab, kui ta see 3 päeva ära teeb? Ta saabki nagu täieliku, jällegi, et me ei saa ju kulbiga anda seda tarkustega, seda kõike. Ei saa. Et kes kui palju võtab, eks ju sealt vastu, aga me vähemalt pakume seda erinevat selle mantra suuruse või sügavuse avamist, mitte ainult selle mantra, vaid kogu selle printsiibi, kogu nagu selle tervikliku, et mis on Vedad ja mis on see, kes on see Savitri, kes on see, mis on Gayatri, miks just see, mis on tema juba tema need nimed, eks ju, tegelikult on nagu jällegi enamus jumalustel, jumalatel, jumalannadel ehk siis loodusjõududel, energiatel on ka 1008 nime, et neid personifitseeritakse, liigitatakse, pannakse neile erinevalt nagu, või kirjeldatakse, eks ju, et kui me neid kirjeldusi nagu kuuleme, vaatame, loeme, saame teada, et siis see nagu avab seda, et see jõuab nagu kohale, kui oluline ja nagu sa saad selle energiaga selle
loodusjõuga ühenduse. Mina teen seal ka, kuna mina olen tseremooniaid õppinud ja mina avan seal laagris ka, teeme alguses kohe Ganapati ja Sarasvati puja ehk siis nagu sellise pöördumise, et kutsume need jõud kohale, teeme Gayatri Havan ehk tuletseremoonia, kus me saame nagu sellise õnnistuse ja pühitsuse nagu sellesse, et sa saad nagu selle Gayatriga ühenduse, õnnistuse, kogu selle teadmise ja nüüd on sinu otsustada. Sa saad nii palju seda erinevat nii tegevusi kui ka teadmisi, et kuidas sa seda oma ellu nüüd rakendad, kuidas sa võtad seda kasutusele. Eelmine aasta ma tegin ka seda, et pärast laagrit ma tegin, ma ei tea, kui mitu kuud see meil käis, et ma tegin nagu selle järel, kuidas öelda, siis praktiseerimised, et vist oli iga teisip, ma ei mäleta enam täpselt, iga teisipäev või mingi aja me nagu võtsime, tegime Zoomis nagu nendega ühise praktika, et nad saaksid seda nagu siis, et kaoks ära see, et kes tahtis endale seda võtta ikkagi kasutusele, et nagu aitasin seda edasi praktiseerida. Ja see aasta teed siis ka jälle, jah? Millal see siis nüüd see aasta on? See aasta on meil see Gayatri laager 21. kuni 23. augustini Umbusis Veskivee külaliste majas. Vaata, kui põnev, väga äge, nii et kes tunnevad, et tahaksid sinna minna, siis igal juhul ma panen siia meie vestluse alla ka ühe lingi, et siis saate sinna kindlasti uudistama minna ja nii-öelda natukene süvendatud võib-olla veedamantratega tutvuma. Jah, et põhimõtteliselt ka nii Facebookis on see Veedade iidne tarkus, minu koduleht, kuhu ma püüan mitte liiga palju, aga siiski piisavalt igasugust infot jagada. On ka koduleht HUM, mis on ümber korraldamisel praegu. Ja nagu ma ütlesin, et on õpilased, et õpilastele on mul selline koolituskeskkond olemas ja teen ka tseremooniaid. Need on ka nii-öelda vormistamisel, et teen nagu selle nimekirja, mida ma tseremooniatist saan pakkuda, igast kodupuhastusi ja pulmatseremooniad ja mida iganes, igapäevased tseremooniad. Väga huvitav, aga räägi mulle natukene nendest tseremooniatest ja nendest, et sa enne mainisid siin puja ja aarati ja veel mingisugused sellised peened nimetused, et mis asjad need sellised on, et millised need erinevad sellised Indiast pärinevad tseremooniad üldse on, et minu käest päris tihti küsitakse muideks seda, et mis asi see on, mis vahe nendel on, mis see puja on, eks ju, Kas seletad seda? Võib-olla selgemalt need, kes on joogamaailmaga kursis või joogat tegemas, eks ju. Tavapäraselt läänemaailmas tehakse hatha joogat, eks ju. Füüsiline hatha jooga ja kuhu käivad ka pranajaamad ehk hingamised ja meditatsioonid. Et meditatsioonid, jällegi need liigitused on erinevad, tuntakse ka nagu raja jooga, et raja jooga on koos meditatsioonidega nagu selline kuninglik, raja tähendab kuninglikku. On olemas igasugused muud läänelikud vignanad ja kundalinid ja igast muud saunajoogad olemas, aga põhimõtteliselt liigitused on siis hatha jooga, mis on füüsiline keha, bhakti jooga on pühendumuse jooga ja see nüüd ongi, need tseremooniad on bhakti jooga, et pühendumine. Seal see puja tähendab tegelikult seda, et see on nagu Jumala koju kutsumine, et sa teenid Jumalat, sa kutsud ta koju, sa teenid teda, aga sisu, nüüd ma avan saladuse, sisu on tegelikult see, et sa selle tseremoonia käigus tegelikult on see, et sa nagu keskendud oma iseendale, see jumalik mina, kes me tegelikult oleme. Et see jumalik mina, kuna seda jumalikku mina on raske nagu kogu aeg igapäevases elus, nagu kuidas seda teada, tajuda, vaadelda, selles olla, siis selleks, et me seda igapäeva ellu nagu järjest ja järjest nagu tooksime rohkem sisse, et seal on vaja nagu seda, nagu selleks midagi teha. Ja selleks tegevuseks on see puja. Ja puja ehk siis sellel tseremoonial ma selle oma sisemise jumaliku mina toon nagu välisesse vormi. Ükskõik, nüüd öeldakse Ishta teevad, kes on sinu isiklik jumal, et kes sinuga nagu, kes sulle meeldib, et kas sulle meeldib see Ganapati, see elevandi peaga kuju või meeldib sulle Lakshmi või see selleks, eks ju. Sellest Ishta teevatast mina olen nagu niimoodi aru saanud, et see on nagu sinu selline nagu
noh, sinu kaitse, see, kelle sina oled võtnud enda jaoks mingisuguseks kaitsepühakuks või kellega su kontakt on, eks ju. See on sinu enda valik tegelikult, kellega sa ühendust võtad. See ei pruugi üldse olla indu jumal, eks ju, et see võib olla kas või kasepuu. Jah, ma ennustan ka, see võib kas kasepuu olla või mingi väeloom või Ganesha või kes iganes on ju, et ma olen niimoodi sellest aru saanud, jah, et see on see väe, see on see sinu kaitseingel või väetegelane siis, jah. No kaitseinglid on võib-olla veel, et seal on nagu olemus nagu võib-olla teine, et nendel on oma teist, vahet pole. Aga põhimõtteliselt jah, keegi, kellega sa ühendust võtad, kui kelle poole sina pöördud. Ja see võib ka mingi väepaik olla altar, eks ju. Just. Et ongi, et siis see puuja ongi teatud tegevuste rada, teatud kindlad tegevused, mida sa teed, sa pühitsed seal vee ja tule ja mingid materjalid ja kellukesed, et sa nagu saaksid seda jumalikkust siis nagu tema poole pöörduda, teda kutsuda oma ellu, kuidas sa teda nagu siis austad, mida sa talle pakud, et temaga oleks nagu see kontakt ja selle puuja lõpus siis saad toota enda südamesse tagasi ja elad oma seda päeva edasi selle jumalikkusega enda südames, et põhimõtteliselt selline saladuse avaldus toimus praegu. Ja väga huvitavalt, et tegelikult on, kui mina näiteks teen ka jooganiidra seansse, siis tegelikult mul on natuke teistsugune võib-olla see jooganiidra, kui on harjumuspäraselt, siis mina jooganiidra seanssidel palun ka inimestel selle Istadeevataga ühenduse võtta ja seda seanssi nagu kanda. Et see on selles mõttes hästi. See võib-olla, vaata, kui seda need, kes joogaga ei tegele, kes ei tea, mis see Istadeeva on, eks ju, nende jaoks võib-olla isegi nagu on hea tuua nagu seda, et me avaksime, et selleks, et avada oma südant, et võtta selle olendiga ühendust või et too enda nagu ette nagu see, kellesse sul on hea suhtumine, see võib olla isegi sinu armas kass või laps. Või lilled või roosid või need samad roosid siin on ju, et selles mõttes on jah, et tegelikult miks meil on jah, et mina olen ka alati mõelnud seda, et see on väga, väga hea, et me selle teemani jõudsime, et sellest rääkida, et tegelikult osadel inimestel on selline inimlik omadus, et meil on lihtsam läbi millegi selle enda nagu sellise kõrgema minaga või sellise enda päris olemusega ühendust saada ja meil on lihtsam sellega ühendust saada, kas me siis palume lilli või vaatleme lilli või siis meil on mingid kivikesed või siis meil on mingisugused jumala kujukesed või midagi on seal altari peal, et see on lihtsalt minu meelest nagu lihtsam, et või siis ka ütleme, et kui on kuru, eks ju, et siis läbi selle kuru on ka teinekord lihtsam seda ühendust saada lihtsalt, et kellel on vaja. Mina tihti saan nagu otse selle ühenduse, aga ma näen seda, et inimestel on see mingi vahelüli sinna lihtsalt vajalik. Aga see on ka loomulik, et me oleme ju siin 3D, eks ju, et materiaalses maailmas, siis ongi meile vaja neid läbi materiaalsuse minna Jumala poole. Absoluutselt, see on tore ja neid võimalusi on erinevaid, aga mis seal on veel mingid erinevad tuletseremooniad, üks tseremoonia selline, kus tehakse selline kastikene või selline tulease, siis on need sellised aaratid, eks ju. Aarate on siis nagu selline lauluga ülistamine, aga tulease ja tuletseremoonia, sest tuli on ülivõimas jälle vahend, sest et tuli on see, kes vahendab sellest materiaalsusest meid selle kõrgema, ta tuli ongi transformeerija, et see agni ehk meie, et esimese mõttena mõtleme tuli, et see on see küünlatuli ja lõkketuli ja nagu see päris tuli on ju, mis põletab ja aga agni ehk siis tuleenergia või tule nii-öelda Jumal on siis tegelikult see, mis transformeerib ja agni tuletseremoonias on siis tuli see, mis me anname sinna mingisugust materiaalset objekti, puid, samagrid ehk siis teraviljasegu või mingisuguseid asju, lilli ja mingeid objekte ja tema transformeerib selle mateeria energiaks, mis jõuab nagu nendesse teistesse dimensioonidesse, tasanditesse, vormidesse, peenematesse koos meie sõnade, taotluste, mõtete, palvete,
soovidega, et kui me soovime millestki vabaneda, siis me ütleme, et palume tuld Agnit või seda tseremoonial, et me saaksime sellest vabaks. Või kui me soovime midagi saada, siis me samamoodi saame selle sõnumi edastada ja see nagu, et tõesti see Agni ehk tuli on ülivõimas vahendada, teda nimetataksegi Jumala keeleks. Jumala suu, keel, kes kannab. Ja tegelikult, kui me vaatame inimese keha, siis Agni on ju seedimisega seotud ja seedimine on ka tegelikult meie keha üks olulisemaid funktsioone. Nii et seedimisest algab kõik, et teine aju on seedimine. Et see toit, mis me sööme ja kõik, et see toidud ja see väliskeskkond ja tegelikult ka selle väliskeskkonna info seedimine meie jaoks, et ka see tuli oleks puhas, on ju, et selles mõttes igati on hästi oluline oma tule, enda isikliku tule eest ja kõige tule eest ja seda tuld nii-öelda, mitte, ma ei taha öelda kummardada, aga tuld hästi austada, et tulesse hästi austusega suhtuda tule energiasse, on ju. Ja, sest on näha küll, et kui ei suhtu, siis võivad õnnetused toimuda. Nojah, sellepärast, et tuli on samamoodi ka hävitaja, et eks ju, et kui palju tuli on hävitanud ja mina ikkagi... Meie inimestel nimetame see hävitamiseks, tegelikult on see transformeerimine teiseks objektiks, teiseks energiaks, teiseks vormiks. No jah, sest mina ise näen ka seda asja niimoodi, et ikkagi universumis on toimunud, kui midagi läheb tasakaalust välja, siis need protsessid hakkavad lihtsalt tööle, siis tekibki kuskil mingi tulekahju või siis mingi looduskatastroof, eks ju, aga looduse mõttes ei ole see, et loodus ei maksa kätte kellegile või et kellegile paha ei tee, aga ta lihtsalt minu meelest on alati ka seda oluline nagu tähele panna või sellest aru saada, et loodus on meist lihtsalt niivõrd palju kordi võimsam, et meil ei ole mõtet ise looduse üle nagu võimu võtma hakata, et loodus ongi meist tugevam ja kui loodus läheb tasakaal paigast ära, siis ta ise hakkab reguleerima seda, siis igasugused need asjad toimuvadki. Me oleme ka looduse osa, selles me lihtsalt oleme nagu selle viie kehaga, mis meis on, nagu sellega nagu kuidagi nagu siin elus piiratud, aga me oleme selle looduse osa ja seda loodust on palju rohkem. Ja me mõjutame, me kõik ja ütleme niimoodi, et kui mõjutame selles mõttes oma kollektiivse sellise nagu tegevuse, eks ju, oma kollektiivsete mingisuguste kampaaniate asjadega me mõjutame kõike seda, kui me siin metsadega, metsade kasvatamise, metsade raiumise, kõige sellega me seda loodust mõjutame, et ma just alati mõtlen seda, et selles mõttes peab nagu väga austavalt loodusesse ja väga ettevaatlikult kõikidesse nendesse asjadesse suhtuma, et oma ego... Aga seda tasub igasse nagu, et ka teistesse inimestesse austuse ja lugupidamisega ja mitte ainult tulesse, vaid ka vesi on ka ülioluline. Ja ei, seda küll, aga seda pigem mõtlengi seda, et kõik need asjad, mis me teeme, on kõik seotud omavahel. Kõik on kõigega seotud ja tegelikult jälle seda ma ka nagu pean või tahan või olen ise aru saanud ja tahan oma õpilastele, kõikidele inimestele, kellega ma suhtlen edasi anda, et palvejõud on ülimalt vägev. Me kuidagi nagu ei usu, nagu ikka nagu ei usu sellesse, aga tegelikult palvejõud ehk siis sõnajõud ehk siis mõttejõud on ülivägev, ülimalt toimiv ja mõjutav. Et kõik, mida me mõtleme, tegelikult mõjutab kõiki ja kõik, mida me palume ka teise inimese eest, kui me ei oska midagi muud teha kellegi teise jaoks, siis saada talle armastust ja palu tema eest, et see mõttejõud ja sõnade jõud on ülivägev, aga seda me kuidagi peame endale nagu jälle nagu teadvustama, et see on nii, et me nagu ei taha seda uskuda kuidagi. Aga Merike, millised need sinu sellised igapäevased praktikad on praegusel hetkel, mida sa siis nagu nii-öelda igapäevaselt teed, eks ju? Hambaid pesed on ju, sellest me saame kõik aru, eks ju, aga mingid need vaimsed praktikad? Vaimsed praktikad, mina teengi igal hommikul oma puuja, ehk siis mul on oma väikene altar ja see on kasvanud, et minu Ishtadeeva on Durga, mul on Durga alati minuga kaasas, ja alati peab olema seal Ganapati ehk siis Ganesha ehk siis tarkuste. Ganapati alati igal pool. See ongi Indiast tulnud see tarkus, et alati kõikide alguste juures või algustest edasi aitaja on Ganesha, Ganapati, nii et kõikide praktikate alguses on alati Ganapati, Ganesha.
nii et ongi minu altaril ka Ganapati, Durga, Lakshmi, Sarasvati ja Gayatri. Väga naiste keskne. Naiste vägi on sul seal, jaa. Aga no olen ka teinud, kuna ma olen õppinud palju erinevat ja selleks, et ühest küljest nagu selleks, et nagu neid asju ka nagu praktiseerida ja hoida ülal ja nagu õppida või nagu õppida õpin küll, aga et praktiseerida ka, siis ma olen teinud ka Panchayatana puujat ehk siis, kus on ka Shiva ja Vishnu ja Surya, päike ja Shiva ja Vishnu ja õpetaja ka. Nii et mingil hetkel ma tegin ainult seda ja nüüd olen ma jällegi, kuna ma nii palju ka eriti suvel ma rändan ringi, siis ma kannan oma puuja setti, oma komplekti kogu aeg kaasas ja siis mul on need jumalused. Nii et igal hommikul teen ma oma puujat ja loomulikult on mantra praktiseerimine, nagu ma ütlesin, et on see õpetajate kursus, et on pancha suktamid, et teatud suktamid on mu igapäevases elus nagu õppimisel. Siis Gayatri mantralaager ja tseremooniate õppimine, praktiseerimine, et need oleksid nii-öelda kogu aeg, kuidas öelda, tööriistakastis. Väga huvitav, aga selles mõttes, et inimesed tavaliselt arvavad ikkagi seda, et umbes, et kui sa sellist teed lähed, et kui sa oled seal mantraõpetaja, mantrate praktiseerija, et siis sa oledki nagu mingisugune natuke siuke kuku, on ju, et muudkui ainult seal oma mantraid laulad hommikuti ja hommikul ärkad juba vara üles ja siis teed oma need rituaalid ja päris normaalse inimese asju sa nagu ilmselt ei teegi, arvatakse, on ju. Et kui palju minu küsimus on see, et kui palju see igapäevaselt siis nii-öelda see sinu vaimsete praktikate tegemine umbes ajast võtab, et tegelikult 5 tundi või 6 tundi. See sõltub tõesti niimoodi, et tegelikult tõesti ma olen ka majandustarkvara konsultant ja ülimalt aktiivne ühiskonnaelus, et näiteks ka India ja Eesti naiste sõpruskonna aktiivses grupis organiseerime. Varsti tuleb väga oluline sündmuse avalikustamine. Et siis sõltuvalt sellest, et kui mul on nagu natukene rahulikum päev, siis ma teen hommikul puusat nagu pool kuni tund aega. Kui mul on väga kiire, oleme rändamas või on kliendi kohe hommikul vara, siis ma teen lühemalt, et põhimõtteliselt saan ka 5 minutiga hakkama. Nii et tegelikult need on mu igapäevast elu küll, aga tegelikult nagu just ütlesin, et tegelikult olen ka IT ehk siis majandustarkvara maailmas aktiivne, olen ka kogukondlikus elus aktiivne, nii et selles mõttes, et ma just tahan öelda, et selliste asjadesse süvenemine nagu ei tähenda seda, et sa 24/7 kogu aeg oled kummardad ja laulad ja nii edasi, eks ju, et see ei tähenda see. Pigem ütlen, et see eriti Gayatri, kes siis teadust tahab, see võimaldab seda, et ma elan elu teadlikumalt ja kui ma elan elu nagu teadvuses või teadlikkuses elades, siis ma suudan väga palju rohkem, kiiremini nagu targemalt, et ma ei ole kinni mingites uimerdamistes. Nojah, selles mõttes, et sa elad seda elu efektiivsemalt, aga see ei tähenda seda, et sa kogu aeg omale mingid hullu piiranguid paned, et sa kogu aeg piirad ennast, et seda teha ei tohi. Selles mõttes minu küsimuse mõte ongi see, et sa tegelikult oled täiesti tavaline inimene ja käid täiesti tavaliste inimestega kuskil ka suhtled ja käid tööl isegi ja nii edasi. Aga ei ole ikkagi tavaline, sest et no me kõik oleme natuke, ühest küljest me kõik oleme ikkagi tegelikult mingil määral omanäolised, erilised, et me oleme lihtsalt kõik täiuslikud, ebatäiuslikud lihtsalt, eks igaüks, aga tahtsingi sinu käest veel küsida ka sellise ühiskondliku töö kohta, üks koht ka, kus me sinuga mõlemad tegevuses oleme, on India ja Eesti naiste selline sõprusselts, et sina olid, ma saan aru, selle seltsi avamise või selle asutamise juures, et mis see selline on, et Eestis siin on selline tore ühendus või selline selts, et Eestis on muideks India inimesi päris palju. Jah, kuidas võtab palju, et kui ma rääkisin just üsna hiljuti, üks hindu helistas mulle, kui ma tellisin Indiast mingeid asju ja siis ta helistas mulle, siis ta ka uuris, et umbes siuke koht nagu Eesti ja mis te seal teete ja kui palju te üldse neid hindu, ma ütlesin, et ma teen tseremooniat. Kellele sa teed ja kui palju teid seal on? Ja siis ma ütlesin, umbes 2000 India inimest.
nii vähe. et noh, jällegi, et kuidas see, et umbes jah, mingi 2000 India last elab siin. Ega see on, ütleme, et Eesti kohta see on ikkagi päris suur arv, sest et noh, ma nüüd ei teagi, palju India rahvaarv on, ma ei mäleta peast, see oli väga palju igal juhul, ma ei hakka spekuleerima nende numbritega, et selles mõttes, et Eesti, noh, ütleme, et Eesti on oma elanike arvu poolest üldjuhul väiksem kui mingi sihuke, noh, väiksemat sorti India linn on ju nagu, et kogu Eesti, et Indias rahvastatus on, see on hullumeelne, seal on nagu ühes linnas on ikkagi miljoneid, mitukümmend miljonit. Just mõtlesin, et selles mõttes muidugi see 2000 on nagu mingi nagu, noh, mingi pool küla või midagi sellist, et on nii, et see pole mitte midagi. Eestis täitsa arvestatav hulk. Eestis on see väga arvestatav hulk tegelikult inimesi, aga mis see selts, see Eesti-India naiste selts, siis räägime natuke sellest ka, mis asi see teeb? Kuna need naised siin, kuna see on siis naiste selts, eks naised on ikka aktiivsed, eriti India naised on väga aktiivsed. Eriti need siis, kes on selle seltsi loonud või eestvedajad. Et mina täiesti pidevalt jällegi ka imestan ja imetlen, et millised tegutsejad, millised tarkused, millised vägevad naised need on. Nii et ma tahtsin vägagi olla sellises kogukonnas, kes on nagu selline, et teeme häid asju, et oleme siis mitu aastat nüüd eelmise aasta jaanuarist alates, 2025 jaanuaris sai see registreeritud ja juba esimese sündmuse tegime naistepäeval. Eelmisel aastal siis naistepäev Tallinnas ja Tartus, sel aastal oli ainult Tallinnas. Oleme siis kogu selle oma väikese pundiga, meid oli siis neid asutajaliikmeid 12, aga nüüd on siis kogu liikmeskonda on 30. Sellel aastal vist on juurde tulnud, ma tean eelmise aasta numbreid, et sellel aastal vist on ligi 40 juba. Nii et selle grupiga siis oleme teinud igasuguseid ühiseid üritusi ja põhimõte või miks see on nagu selline hea on see, et need indialased, India, mitte ainult naised, siis tegelikult meil ka käivad kogu perekonna, nad käivad naised organiseerivad, aga üritused on ikka kogu perekonnale, enamasti mitte naistele, aga ainult naistele. Et nad saaksid õppida Eesti kultuuri, Eesti traditsioone, Eesti põhimõtteid, eks ju seda. Ja meie saaksime nagu jälle tundma õppida neid hindusid, kes siin elavad, et neid mõista, et mida nemad tahavad, kuidas neid nagu aidata kaasa. Nii et selles mõttes on olnud väga huvitav. Mina, kes ma olen siis ka üle 20 aasta regilaule laulnud, rahvapärimust, eks ju, siis mina olen saanud ka seda kultuuri neile anda. Nii et sellised ühise kultuuri jagamised on nagu see põhimõte. No jah, selles mõttes, et nüüd jaanipäeva paiku meil oli selline ühine jaanipäeva tähistamine ja minu meelest oli nagu väga äge, kuidas need India inimesed kõik väga rõõmsasti laulsid kaasa Eesti rahvuslikke laule, tantsisid. Pärgasid omale. Saunas käisime koos. Ja, et minu jaoks, ma mõtlesin kohe, et alguses oli esimene asi, et oi, et saun on, et mis mõttes, et India inimesed lähevad sauna, et nende kultuuris ei ole olemas sauna, eks ju, ja see selline, aga nemad, kes nad on palju reisinud ja erinevates maailma piirkondades elanud, nad on võib-olla natukene nagu rohkem avarama selles mõttes sellise silmaringiga ja nad sellises mõnusas, nad on ikka läänelikumad ja elavad nagu natukene läänelikumat elu ja siis. Väga paljud on IT-inimesed nendest, nii et neid saab. Ja, aga kihvt oli vaadata, kuidas, aga see oli kihvt, mulle meeldis nagu see, et paljude jaoks ikkagi sellises põlismetsas käimine oli ikkagi päris suur ikkagi elamus jällegi, et sääsed ja sääsed ja üldse, et need sellised vanad puud ja kõik see selline. Sest nendel küll ju metsa on, aga enamasti džungel on. Nendel džungel on, sellist metsa nendel ei ole ja ega ütleme, et Eestis meil on ikka üks väheseid maasid on ju, kus veel loodus ja metsas on marjad ja mustikad ja nii edasi ja seened, et me lähme metsa, et ma tean, et isegi Euroopas on riike, kus vaadatakse, et mis asja päriselt sa julged selle mustika sealt metsas suu pista.
ja veel igasuguseid loomi liigub vabalt ringi, on Jaa. kitsekesed ja jänesed ja kured ja mis nende jaoks on kõik nagu, et vau, et selle looduse sees elamine. Nad on ka naistepäeval tuli need, et need, kes seal sõna võtsid, ütlesid ka seda, et nende jaoks oli see, et üks esimesi, kuidas öelda, taipamisi oli see, et eestlased käivad metsas. Eestlased on metsarahvas. Jah, eestlased on metsarahvas, et siin on selle vastu me mitte kuidagi moodi ei saa ja igal juhul väga äge selline ühendus ja mulle endale tundub ka, et on, kuna mina ise olen ka suur India fänn ja palju kordi Indias käinud, siis mul on vahetuseks päris tore ka siin Eestis nende India inimestega suhelda ja nad on kuidagi hästi avatud. Mulle meeldib, et India, rahvus üldse, nende selline avatus ja selline abivalmidus ja see on tegelikult päris suur. Nad on nagu, ma ütlen, et eestlased on nagu kinnisemad ja nemad on nagu sellised avatumad ja suhtlemise altimad. Kuigi ma olen ka kuulnud seda, et nende jaoks ongi keeruline see, et see seltsühing ongi nagu nende abistamiseks, et nad näevadki seda, et eestlased on kinnised, et nendega ei ole nagu, kuidas sa nendega suhtled või kuidas sa nendega sõbraks saad ja kuidas sa nendega nagu, et kuidas avaneda, et kuidas nagu nendega koostööd teha, kuidas nendega, nende seltskonda, nende ühiskonda sisse saab, et kuidas nendega suhelda, nagu nende küsimus olnud, nii et selgitan, et olemegi sellised kinnised, et tulebki, et siis kui alles usalduse võidad, siis saadki. Ja nii on ja selles mõttes me oleme natukene, soomlased on vist veel kinnisemad muidugi, aga me oleme natukene nendest eespool, me oleme ka natukene lõuna pool nendest ja me oleme natukene ka soojemad nendest, on ju. Aga kus sa veel Indias oled käinud, et kas sa oled veel Goas oled sa käinud ja kuskil oled? Goas ei ole käinud, Keralas käisin. Ja Shirdi, ma ütlesin, Shirdis olen mingi 6, 7 ja 8 korda, ma ei tea, mitmeid kordi olnud pikalt templites, öösel ka mediteerinud ja teinud seevat koristusi ja Vivekiga kahekesi olnud seal väga pühendunud. Aga jah, Põhja-Indias kõik need, nagu ma ütlesin, Haridwar, Rishikesh, Vaishno Devi, Kashmiri, Jumala ema koobas üleval mägedes oli väga erakordne kogemus, 2 korda käinud seal isegi. Gangotris, Ganga alguse kohas, Uttarakandis, muidugi selles Vrindavanis, Krishna asukohas, Kashis, Varanassis, Bengaalis. Ühesõnaga palju. Bangalores. Mis sulle kõige rohkem, mis see kõige eredam mälestus on sulle Indiast olnud või mida sa nagu, kui sulle öelda sõna India, mis see siis see on, mis sulle kohe Himaalajad ikka. Himaalajad ja minu jaoks see, kuidas öelda, väga erakordne, väga tagasikutsuv koht, sinna ma tahaks küll. Ma olen siin öelnud, et kui ma vanaks saan, siis ma siin ei lähe vanadekodusse, vaid ma lähen Indiasse, Himaalatesse. Himaalatesse, vanadekodusse, jah. Aga ma tahtsin veel korra küsida, et enne kui me hakkame otsi kokku tõmbama veel korra seda, et sa käisid seal kuskil ashramis, olid sa seal Keralas, seal Kochi lähedal, et mis koht see selline oli? See on siis Chinmaya Missioni ashram. Chinmaya oli selline õpetaja, kes eelmisel sajandil siis aastal 91 ta vist suri, kui ma mäletan peast. Et tema siis, jällegi see on ilus pikk lugu, teinekord kunagi räägime sellest, aga siis tema nagu jüngrid, õpilased hakkasid looma neid ashrameid, et siis seda Chinmaya Missioni ashramid on ka üle maailma igal pool ja siis see ashram, kus mina käisin, on Ernakulam. Ja see on tegelikult Adi Shankaracharya sünnikodu. Jällegi Adi Shankaracharya väga suur kuju, enamus joogatajad teavad teda kuskil 7. 8. sajandil elas Indias ja tänu tema päästis India budismi käest, jõhkralt töötas. Nii et see on Adi Shankaracharya sünnikoht, väga imeline haruldane ashram. Ashram selles mõttes, et ega ta ei olegi nii väga ashram, et seal on tegelikult ülikool neil, noored inimesed käivad seal ülikoolis, seal on nagu selline hostelimaja ehk siis nagu ühiselamu ja siis on templid, on õppetöö toimub seal ja seal on siis selline erakordne swami, kes siis tegi nagu seda, kuna tema on täielikult nagu pühendunud nendel bhakti jooga ehk siis tseremooniatele ja ta on tegelikult sanskriti õpetaja, sanskrit scholar öeldakse.
siis tema, mis iganes, kuidas see idee tuli, igal juhul korraldas siis sellise erakordse õppe nagu Puja Vidhanam ehk siis Puja tarkus. Vidhanam on nagu tarkuse, nagu see on nagu skript või tarkuse kogumik või õpetus nii-öelda, õpetus on võib-olla õigem sõna isegi selle kohta. Ja see kestis 2 kuud. Varasemalt on need olnud pooleaastased ja seal on ka Vedanta kursus aastane ja 2-aastane, nii pikad kursused. Aga mina oma tihedast elust et see 2 kuud oli isegi, et kuidas ma selle aja saan võtta, aga tegelikult 2 kuud oli nagu tõesti minimaalne sihukese asja õppimiseks, aga kuna ma olin juba siin ka Lilleorus Havani mantraid teinud ja Havanitega või tseremooniatega kursis haaratud ja Havanid, siis minu jaoks see ei olnud nagu selline päris tundmatus kohas vett. Ma ikka teadsin midagi sellest, nii et see 2 kuud oli väga hea aeg. Et kes tahab sellistesse asjadesse süveneda, siis võib minuga ühendustada, et ma võin jagada seda infot, et kuidas ja kus, et tegelikult väga soovitan ka neid Vedanta kursuseid aasta-2 võtta seal suisa õppimiseks. Ma ise tahaks, aga tõesti praegu ei ole see võimalik. Et see on siis nii, et sa lähed 8 aastaks sinna päris või? Just eladki koha peal seal. Muidugi vahepeal saad ikka koju ka. Seda küll, jah, aga selles mõttes, et õppe toimub 2 aastat. Aga kas see on siis tasuline või on see tasuta või mismoodi see seal on, et need 2 aastat kursused, et kas inimesed siis jätavad tasuta, see oligi tasuta, lihtsalt minu teada vist sa pidid maksma selle majutuse eest küll, aga nüüd ma jään vastuse võlgust, et ma täpselt ei tea, aga see on suht tasuta jah, et see ei maksa sul tervet elu. Ei pea autot ära müüma. Ega maja ära müüma. Jah, aga selles mõttes, et eks ta ongi niimoodi, et Indias võivad need asjad kõik tasuta olla, aga kui sul Eestis on vaata mingisugused ülalpidamiskulud, siin on omad korterid, asjad ja siis see on väljakutse, et ega sa siin seda midagi siin nagu päris... Samas on siin ka neid inimesi, kes nagu tegelikult on oma eluga siin nagu, kuidas öelda, hädas või et ei saa, eks ju, et ei tea, mida nad tahavad teha. Miks mitte võtta see aeg minna ja õppida nagu seda iidset tarkust, nagu tõesti väga nagu elu jaatav eluõpe tegelikult. Aga kuidas siis seal oli kuidas see 2 kuud sinu jaoks siis oli seal selles ashramis, et oli see lihtne või oli see nauditav? Ma küsin sellepärast, et sa tead, et see minu jaoks ei olnud lihtne. Ei olnud lihtne sellepärast, et minu jaoks on India liiga kuum ja seal Keralas oli nagu konstantselt kogu aeg, päris mitte konstantselt, 31 kraadi, 31-2. Ma siin Eestis ütlen siis mõnedel, jaa, suve lõpuks ometi. Minu jaoks oli see raske, et minu jaoks see kuumus on raske. Siis kui seal ka vahepeal sadas mõnu, et vihmaga periood mulle väga meeldis. Siis oli 27, see oligi niisugune mõnus jahe ja siis see vihm on nagu nii meditatiivne, et ma suisa salvestasin seda vihmasabinat seal. Aga muidu, ega muu asi ei olnud, jällegi minu jaoks toit seal ei ole keeruline, minu jaoks see ei olnud nii vürtsikas, muidugi ashrami toit on natukene mahedam ka, aga toit oli minu jaoks täiesti okei. Elamistingimused täiesti, mul oli oma tuba, konditsioneeriga, ma tegin seal joogat, õhtuti õppisin, tegin isegi oma tööasju veel sain tehtud. Ja käisime ju templites nii selles ashramis kui ka välised ümberkaudsed templid, nii et tegelikult see elu 2 kuud seal ei olnud üldse mitte raske, aga minu jaoks oli ainult see kliimaga nagu et on kogu aeg oli ma märg. Sellega pidi lihtsalt leppima, et see oli ainuke asi, mis oli nagu raske, muud ei olnud rasket. Aga see õpe ise või see oli nagu nauditav su jaoks, et see oli... See on minu jaoks nauditav. See on sinu elu ja sinu elutöö. Minule väga meeldis see, et õppisime neid tseremooniaid ja sisu selle taga ja mantraid, mida kasutada tseremooniatel. Nii et iga päev toimusid minu teada kella 9, kui mu mälu mind ei peta või oli varem isegi. Ma ei mäleta enam täpselt, varem ikka 8, 7 ikka vist. 7 hakkasid meil tunnid, sest kell 9 oli hommikusöök, jah? No minule ka hästi mul on ka sellised üks selline lemmik, selline pisik ashram küll, kus ma
käin aeg-ajalt ja mulle väga meeldib ka see, et hommikul seal, mäletad, kas me kella 5 või 6 või mis kellaaeg oli, kus me hakkasime juba seal ka mantreid laulma ja hommikusi chantimisi tegema ja siis õhtul veel ja noh, nagu hommikul alustad ja õhtul lõpetad sellega ja kuidagi see ashrami rutiin ja siis sa saad aru sellest, kui vähe sul tegelikult vaja on. Kui vähe sul tegelikult vaja on, et kõik see, mida me siin kokku kuhjame omale, need ilusad riided ja ilusad asjad, et meil ei ole seda tegelikult vaja, et see, et sa seal oled mingis sellises keskkonnas, teed seal natukene sellist ühistuslikku tööd, eks ju, ja see on kuidagi, see on midagi teistmoodi, et seda võiks kogeda. Vist mingi teisel korral, kui ma Indiasse läksin, siis lennujaamas juba maha sain, siis mõtlesin, see lõhn. Jaa, täpselt see. See India lõhn, et see on nagu see, et minu meelest see India lõhn tuleb juba siis, kui lähed lennukisse indud on sul selle pikamaa lennukisse, tegelikult seal ashramis ongi, et nagu ma ütlesin, et see soojus, need lõhnad, need maitsed, see pühadus, see pühitsemine. Ja kõik see need kaunistused, kõik need kaunistused ja kõik see selline elu pühitsemine, et sellise ilusa sõnumiga ma meie tänase vestluse vast lõpetaksin ja kõikidele meie imelistele kuulajatele ja jälgijatele ja soovin, et jagage siis seda pühitsust ja ilu elus endale, enda lähedastele, enda sõpradele, enda sugulastele ja loomulikult kutsuge ka meie vestlussaadet neid vaatama. Et me siin räägime sellel teemal rohkem edaspidigi, aga igal juhul püüdke siis olla kogu aeg sellises mõnusas, pühas ja armsas. Iga päev 5 minutit Jumalale. Iga päev 5 minutit Jumalale, seda ei ole tõesti palju, et ma arvan, et sellega saab igaüks hakkama, kas või siis enne, kui sa, et kes on ilusasti, et selle praktika sa saad teha ära enne, kui su jalad maad puudutavad, et saad voodis teki all selle praktika 5 minutit Jumalale ära teha. Just täpselt. Igal juhul aitäh sulle, Merike. Aitäh kutsumast. Tore oli sinuga vestelda. Et kohtume, hakkasin juba kokutama, et kohtume siis õige pea. Just. Kõike head teile. Kõike head.